põhimõtteliselt on selle asjaga niimoodi, et mina hommikul ennem ei liigu, kui tassitäis või veel parem 2 kohvijood. Nimetatud hommikused protseduurid tehtud, asusime jälle teele. Jõudu! Kui te nüüd mõtlete, kellele ma siin häälekalt jõudu soovisin, siis see on üks lahe väntav pensioniealine härrasmees Eestist, kes parasjagu siis oli teel jalgrattaga Poolast tagasi Eesti poole. Kusjuures, tulles tagasi selle väntava eestlase juurde, siis õnnestus tal Poolas 50 slotti trahvi saada jalgrattaga sõites. Mille eest? Seda ma ütlen alles video lõpus, nii et kes tahab teada, vaadake lõpuni. Kolmandal päeval jõudsime Pavilostasse. Kui te kunagi teete Läti-Läti, siis see on küll koht, mida ma soovitan. Miks? Just nimelt selle sama sadama promenaadi pärast, mis on tett pöörab ära veel enne seda, aga siis tulete otsa ja vaata millised surfsopid, kohvikud, jahisadam. Nagu on turismikas, aga samas on selline mõnus ja natuke maapillane. Siin mingi turi munitsipaalpolitseinik vaatas neid. Siit ka veel edasi ei ole keelumärk kohviaparaat, see äkki töötab. Ja siuke ongi kohvi. Tualett. Hotellid, värgid, külaliste majad. Kuhu me tagasi läheme? Ja peaks võtma mingi söögi ja kohvi ja natukene sõjanõu pidama. Tšekkige nüüd seda kino. Ma olen turistina Pavlostas või Pavilostas ja ma vaatan hommikut sööma ja minu käes on turistu Prokastis. Prokast on hommikusöök läti keeles. Turisti hommikusöök. Sellega ei saa mööda panna. Vaatame. Eestlased tunnevad seda sama looga kui turisti heine. Lätlastel on turisti hommikusöök. See on üsna lihane, üllatavalt. Ma arvasin, et siin on seda kallerdist rohkem kui liha. Aga see on... kallerdist tuli ka. Mitte just kõige parem amps, mis ma elus võtnud olen, aga peab meeldima. Turist ma olen siin ja kõrvale joon kalja. Kalja oskavad lätlased väga hästi teha. Kõige paremini maailmas. Ja juustupirukas. Ja kaamera seisab kodujuustu peal. Päris rikkalik hommikusöök.
pagan, video hakkab läbi saama, pean kähku ära ütlema. Väntav eestlane sai trahvi selle eest, et ta sõitis Poolas, Danski linnas kergliiklustee peal, mitte jalgratturitele mõeldud tee poolel, vaid jalakäijatele mõeldud tee poolel. Nüüd läheb meie tee nüüd Liepääle. Juba Olgeril on juba õlle lahti. Ei ole veel. Vaatame siit lähivaade. Kui te näete seda punni avanemist, siis tähendab ühte. See tähendab seda, et me oleme jõudnud kohale. Täna oleme Liepajas. Ja nende terviseks... Ossa! Nende terviseks käis täitil. Ja nagu me tegelikult täna, see mis me siin praegu teeme, mis mu käes on, see ei ole lihtsalt õlu, vaid kuidas seda nüüd selgitada, me olime tee peal ja siis me panime rattale ketiõli, aga see, mis mul käes on, see on tetiõli. Vot, ja väga oluline on ka panna tetiõli siis, kui sa oled jõudnud oma päevaga õhtusse. Vot nii.